Tere tulemast EBS turundusjuhi arenguprogrammi infopäevale. Iseäranis suur rõõm näha, et teid on nii palju siin täna, et virtuaalmaailma positiivsed küljed, et igal juhul oleme me juba täna püstitanud EBS infopäevade rekordarvu külastajaid, et teil on registreerunud minu meelest umbes 50 ringis, et ju kõik kohale jõuavad. Et aitäh selle huvi ja usalduse eest. Ja enne kui ma tänast päevakava teile veidike täpsemalt tutvustan ma iseennast. Et minu nimi on Merle Viirma, olen turundusjuhi arenguprogrammi juhtiv õppejõud, olen selle programmi kokku pannud koostöös EBS-i tarkade peade ja ka praktikutega turu pealt. Olen ise õppejõuks selle programmi raames ja tegelikult siis päevast selle 6-7 kuu jooksul teiega õpirajal koos päris tihti kaasas. Et mis mind siia programmi toonud on või kust see huvi pärineb, et minu juhtimiskogemus on 20-aastane, peaasjalikult pärineb see Eesti suurimatest meediaettevõtetest ja selles 20 aastast 17 ma olengi erinevaid turundustiime juhtinud. Kõigi kanalite mõistes alates ajalehest, raadiost, telest, lõpetades veebi turundusega. Ja selle raja lõpus, see oli paar aastat tagasi, kui ma siis tegevjuhina juhtisin Õhtuleht kirjastust ja hiljem ajakirjade kirjastust. Ja nüüd paar aastat sellest, et olen ma tegelenud sellise väga oma südameasjaga koolituse ja inimeste arendamisega. Et olen ma siin igapäevaselt EBS-is erinevate arenguprogrammide õppejõuks, aga tegutsen ka executive coachina ja olen EBS-is coachingu programmide õppejõuks. Et ma enda kohta armastan alati öelda, et ma olen selline krooniline õppur ja et seda illustreerida ka, et ma tänagi õpin coachingut Londonis edasi ja õpin ka psühholoogiks ja psühhoterapeudiks, seda ma teen Taanis. Aga aitab ehk siin hetkel minust, et paar sõna, et mida me täna teeme. Et kõigepealt veidikene annan teile infot programmi kohta, et ma küll luban, et ei hakka seda tegema pikalt ja kindlasti ma ei korda kõike seda, mis on saadaval veebis ja teistes meie kanalites meie kursuse kohta. Aga veidikene siiski. Siis tänase päeval on palju selliseid lisavõimalusi, et me saame tagasisidet küsida esimesel lennuosalejatelt, kes siin alles sügisel lõpetasid. Meil on külas tippjuht, kes räägib oma nägemusest turunduse positsiooni kohta, ehk siis viitan selle tänase päeva teemale, kus on turunduse koht. Kindlasti saate väga palju kaasa mõelda ja saate ka endast teadlikumaks, sest me ei oleks EBS või me ei oleks ülikool, kui me siin ei püüaks teile täna ka mõnda vahvat tööriista kaasa anda. Et me siin üsna varsti teeme ühe 5-10 minutilise harjutuse, mille tulemustes ma tõesti luban, et on teile kindlasti kasu. Ja lõpetuseks veel, et kindlasti ei pea pettuma ka hea pakkumise ootajad. Et nagu infopäevadel ikkagi kohane, et ka täna, et me saame siin väikese eripakkumise kiiretele otsustajatele, kes täna osalevad lubada. Nii, et ma räägin paar sõna sellest, et miks me üldse tegeleme sellega, mis me siin tegeleme, sest et olgu ette öeldud, et see ei ole turunduskoolitus. Et me tegeleme siin juhtimisalaste teadmiste arendamisega ja ühest küljest ma arvan, et see on küll universaalne kõikidele juhtidele, aga teisalt on mul endal olnud mitmeid aastaid see tunne ja kui me siin paar aastat tagasi hakkasime intervjueerima nii turundusjuhte kui tegevjuhte, et millist probleemi me siin turul lahendama peaks, siis tegelikult ikkagi väga paljud vestlused jõudsid või algasid arusaamast, et turunduse roll ettevõtete juhtkonnas on ikkagi paljudel juhtudel pärast eelmist majanduskriisi võib-olla juba veidi veel varem muutunud ja see ei ole kasvanud. Ja seda põhjust otsides, et see on natuke nagu eriskummaline, et kindlasti ma arvan, et selle põhjuseks ei ole turundusalaste teadmiste puudumine, veel enam nagu valdkonna aeglane areng, et põhjus on mujal. Ja me panime selle programmi koostöös Turundajate Liiduga siin 1,5 aastat tagasi kokku
ja uurisime ka osalejatelt, tegime siin üsna suuri küsitlusi, et mida nad siis õppida tahaksid. Ja see programm, nagu te täna näete, et on ikkagi suures plaanis pandud kokku teie soovidest ja meie EBS-i nägemusest parimast juhtimisharidusest. Muidugi kõike 6 kuuga ei lahenda, aga ma ise pean seda valikuks väga heaks. Aga ma loodan, et sellele annab kinnitust hiljem siis ka meie esimese lennu õpilane, et kes enda saba ikka siin pikalt tõstma peaks. Et mis minu jaoks oli selles programmis paar väga olulist asja märkida, et teile ma arvutasin kokku meie õppejõudude juhtimiskogemuse ja no see on üle 100 aasta. Väga impressiv, ilus eestikeelne sõna. Et ma soovisin tõesti, et kõik meie õppejõud oleks ise praktikud juhtimiskogemusega ja veel enam, et nad oleks valdkonnana turundust ja või müüki juhtinud. Et see nii on. Siis üks asi veel, et mul oli toona hüpotees, et turundajad on see sihtgrupp, kes eelistavad koos õppida turundajatega teistest ettevõtetest, mitte osaleda lihtsalt juhtimiskoolitusel, kus osalevad hästi paljud erinevate valdkondade juhid. Ja ma võin öelda ka, et mul oli hästi hea meel, kui esimene lend siin andis tagasisidet, et mis nendele meie programmi juures meeldis, mida arendada, siis top 3 lemmikute hulgas oli see võimalus õppida koos valdkonna teiste tegijatega. Ja nagu ma lubasin, ei korda ma täna EBS-i kodulehel nähtavat infot programmi kohta, et markeerin hästi lühidalt siin, et minu nägemuses peaks juhtide areng tuginema kindlasti 3 vaalale, et üks on eneseteadlikkus, kes olen mina, kuidas ma juhin, sest see, kes ma olen, on see, kuidas ma juhin. Kindlasti juhtimisoskused, erakordselt oluline osa ja kolmandaks siis tulemuste juhtimine, sest et iga juhtimise tulemusel peaks väärtus kasvama. On see siis töötajate jaoks, on see omanike jaoks. Ester Jaumois alustab jaanuari lõpus esimest moodulit. Ester on üks õppejõududest, kes on täna ka koos meiega. Ma annan talle üsna varsti sõna, et Ester tutvustab iseend, aga mina tahan nii palju sissejuhatuseks öelda Estri kohta, et Ester on kindlasti üks EBS-i armastatumaid õppejõude ja tema kogemuste pagasis on siis ravimäri turundamine ja täna on Ester Viveo uue lendava tähe käimatõmbaja ja juht. Hede Luik teise mooduli vedajana, tema jätkab meeskonnateemadega. Hede on värskelt INSEAD-i lõpetanud juhtimiscoach, ülihea kogemusega samamoodi. Hede on juhtinud Statoili turundust, reklaamiagentuure ja täna on Hede Berhi kommunikatsiooni juht. Et iseäranis nagu praegusesse aega väga sobiv kogemus, et võin ka kinnitada, et esimest lennumoodulit, mida ma tema juhtides nägin, tõid väga praktilised, ta tõi väga palju erakordselt põnevaid näiteid ka selle COVID ja juhtimisest, et väga põnev. Siis kolmandas moodulis on meil Dmitri Volov ja Marie Evart. Dmitri karjääri hulka kuulub hulgiettevõtete turunduse ja müügi planeerimine. Mina kutsusin ta meie programmi, kuna ise nägin teda väga haaravalt ja isegi mänguliselt tiimat esinemas ja õpetamas programmis finantsidest mitte finantsidele. See on üks EBS-i executive osa programme, kus siis küll 6 õppepäevaga õpetatakse finantsjuhtimisi nii-öelda algebrad. Et teema, ütleme nii, et on tihtipeale ka turundajatele üsna selline väljakutseid pakkuv, aga ta teeb seda tõeliselt huvitavalt ja väga mänguliselt ja kreatiivselt. Marie Evart on brändemi looja ja asutaja ja täna on ta siis oma startupi Redgurit Lab arendaja ja turundaja. Ja tema on siis see, kes räägib tööandja brändingust ja värbamisest. Me seda programmi siin esimest korda lõime teadupärast sellise väga buumiva majanduse ja tööturu nagu sellistes tingimustes, kus töötajaid oli iseäranis keeruline leida. Et täna on see pilt mõnes dimensioonis muutunud, aga ma väidan, et see tööandja bränding ja värbamine on mõnes mõttes veel välja kutsuvamad. Teenuse disaini ja brändistrateegia moodulit veab muidugi kõigile teile turundajatele väga tuttav ka legendaarne turundaja Kaarel Mikkin.
kes on siis Brand Manuali looja ja juht. 2 ülipraktilist päeva, osalesin ka ise nendel, et väga põnev, et ikkagi ta saadab teid põllule, saate oma brändi kujundada läbi tarbijate tagasiside ja seda siis ellu viia. Ja lõpetan sel korral mina. 5. mooduli teemaks on coaching, coachiv juhtimine. Luban, et saate teada, mis on coaching, mis coaching pole. Tutvustan teid tööriistadega, erinevate mudelitega, mis on ehk kasulikud ka igapäeva juhtimises, mitte ainult coachimises. Et see on ka üks hästi praktiline päev, et kus siis kõik osalejad saavad coachingus oma käe valgeks. Teine päev viimasest moodulist on siis teie selle juhtimisteekonna, me nimetame seda ilus eesti keel sõnaga leadership journey kujunemisest, et siis kus osalejad esitlevad siis oma teekonda, kuidas nad on saanud selleks juhiks, kes nad sellel päeval on ja kuidas nad ennast juhtina defineerivad. Ja lõpetuseks ma siin ütlen veel nii palju enne, kui ma annan Estrile sõna, et need õpingumeetodid, mida me siin kasutame, on hästi erinevad, väga variatiivsed, et lisaks siis moodulitele, kus te osalete, on palju lugemist. EPS-il on unikaalne võimalus oma õppuritega jagada LinkedIn Learningu kontosid, kus on tagasihoidlik 15 000 suurepärast videot, et neid sõeluda ja toimetada ei jaksa keegi, selleks ongi õppejõud, kes teile nendest veel eriti häid soovitada oskavad. Kasutame palju rühmatöid, külaskäike, et see on väga mitmekesine, et ma arvan, et suurusjärgu mõttes 1/2 sellest õppetööst toimub koolimajas ja pool iseseisvalt. Aga Ester, et ma annan sulle siit sõna, et mida sa lubad meie osalejatele? Ja tere pärastlõunat minu poolt ja mul on ka väga hea meel, et on nii palju huvilisi ja selle arenguprogrammi eesmärgiks on toetada kõiki osalejad selles, et nad liiguksid oma arenguteel ja karjääris edasi. Ja ma alati mõtlen ka enda peale, et ma ise alustasin ka turundus- ja partnersuhete valdkonnas ja liikusin sealt siis edasi tippjuhi toolile või siis tippjuhtkonda. Et selles mõttes kindlasti jagan ka oma kogemusi, aga mina olen teiega koos ja toetan teie arengut esimeses moodulis. Kõik moodulid on 2-päevased ja terve päeva pikkused ning see esimene moodul on siis sinu enda arengust, juhi arengust. Ja eelkõige ütleme nii, et kui ka nagu vaadata neid juhtimisteooriaid ja vaadata ka praktikat, et siis tegelikult teadlikkus endast kui juhist, oma tugevustest ja nõrkustest, teadmised sellest, kuidas ma mingis olukorras käitun, kuidas ma mõtlen, kuidas ma tegutsen, kindlasti annab väga palju sulle endale ja meeskonnale ja ettevõtte edule. Nii et esimeses moodulis me saame rohkem sotti sellest, kes igaüks teist on. Milline juhtimisstiil on sulle omane, samas kuidas teisi juhtimisstiile rakendada, kuidas luua partnersuhteid, kuidas ära kasutada olukordades oma tugevusi ja mitte nii palju tuua esile oma nõrkusi, nii et me keskendume väga selgelt juhi edule läbi enese arengu ja enese teadlikkuse. Toon teieni päris mitmed tööriistad, mida saate hakata ka edaspidi rakendama ja samuti toon teieni ka mõned edulood, mõned praktilised juhtumid, kuidas edukad juhid juhivad ja kuidas siis kõige paremini tulemusi saavutavad. Nii et mul on esimesest lennust kogemus olemas. Võin teile öelda, et need 2 päeva tulevad hoogsad, sisukad, teie jaoks kaasavad ja ma usun ka, et päris palju inspireerivad. Nii et igal juhul olete kõik väga oodatud. Kui kellelgi on küsimusi veel selle esimese mooduli kohta ka või täpsemalt, siis minu email on ka
täitsa avalikult olemas, võite ka otse minu käest küsida, mis puudutab seda esimest moodulit ja seda nii-öelda juhi teekonna arendamist. Aga praegu lõpetaks, et igal juhul tere tulemast ja esimese kohtumiseni. Nii, aitäh Ester sulle. Ja nagu ma lubasin, siis täna ei pea siit keegi tühjade kättega minema, et üks tööriist ja luban, et kindlasti kasvanud eneseteadlikkus. Et selline ilus eestikeelne sõna taas kord, et zone of genius, et rõhutan, et mitte zone of excellence, vaid just kus see teie geniaalsuse tsoon siis on. Ja selleks on üks väga tore 6 küsimusest koosnev küsitlus, ma ütleks. Ja mis on selle väärtus, et kui oled sellest teadlik ja ka rakendad seda juhtimises, siis see ei ole kopeeritav. See on teie väga konkreetne ja unikaalne konkurentsieelis. Ma küsin teilt mõned küsimused. Ma palun vastused paberile kirjutada. Ja nüüd ma palungi, et võtke paber ja pliiats. Ja on hästi oluline, et pange kirja kõik, mis iganes teil selle hetkel resoneerub minu küsimusega, et ei ole tarvis põhjalikult kaaluda ja toimetada, et õigeid vastuseid ei ole, et ei teie enda jaoks ega veel vähem meie jaoks, et tõesti ei pea neid EPS-i saatma, et see on tööriist teile. Ma loodan, et paberid ja pliiatsid on teil olemas ja ma siit alustangi. Esimene küsimus. Et olla väga hea juht on mul 3-5 unikaalset kogemust. Need on asjad, mida olete elus kogenud, mis teeb teid väga heaks juhiks. 3-5. See on isiklik elukogemus, mis lubab teil olla väärtuslik oma tiimi liikmete jaoks. See ei ole ülikoolis õpitu, ei pea olema positiivne, võib muidugi. Kirjutage kiirelt, mis esimesena pähe tuleb. Saate neid võib-olla ka hiljem lisada. See on pidev protsess, mis ei saa valmis. Et olla väga hea juht, on mul 3-5 unikaalset kogemust. Loodan, et saite kirja. 6. teine. Et olla väga hea juht, on mul 3-5 unikaalset oskust. Need on oskused, miks võiks olla väärtuslikud sinu tiimile. Võib-olla on need pärit koolist, võib-olla ülikoolist, võib-olla hoopis vaba aja veetmisest. Mis on 3-5 unikaalset oskust, mis võiks olla sulle väärtuslikud juhina? Oskusid on siis miski, mida me tavaliselt defineerime kui pikka harjutamise praktika käigus omandatud. 3-5 unikaalset oskust. Ja läheme 3. juurde. Et olla väga hea juht, on mul 3-5 unikaalset teadmist. Teadmine on see, mille oled ehk saanud koolist, võib-olla töölt, võib-olla raamatust. Mis on need teadmist, mis on sulle erakordselt väärtuslikud ja mida teistel võib-olla pole? Oled ehk suur ekspert mingis unikaalses valdkonnas? Mis annab sulle selle teadmise? 3-5 unikaalset teadmist. Läheme edasi. Et olla väga hea juht, on mul 3-5 annet, talenti, mida ma saan kasutada juhtimisel. Mis on sinu anded, mis teeks head teistele? Mõned neist asjadest, mis ma küsin, on tõenäoliselt kuidagi väga loomulikult elementaarsed, aga mida sa võib-olla igapäevast ei märkagi, et need sul on. Aga just seepärast ma neid küsingi ja neid on, ma arvan, väga oluline kirja panna ja teadvustada. Kui sa kuskil kinni jooksed, võid hiljem küsida oma sõpradelt, pereliikmetelt, kolleegidelt. Mis te arvate, mis on minu suurimad anded? 3-5 suurimat talenti,
mis toetavad mind juhi rollis. Kui on tarvis, tule tagasi ja pane kirja. Leidsin sellise vahva definitsiooni, et anne on loomulik võime olla hea milleski õpetamata. Ja nüüd viimane, et olla väga hea juht on mul väga oluline, aga tihti mitte nii teadvustatud minu seosed ja suhted. Millised on 3-5 võtmesuhet, mis teevad mind väärtuslikuks juhiks? Need võivad olla näiteks organisatsioonid, korporatsioonid, klubid, liidud, inimeste grupid. Võib-olla on need sinu eelmisest karjäärist, võib-olla praegusest. 3-5 võtmesuhet. Ja viimane tuleb tegelikult nüüd, et olla väga hea juht on mul 3-5 iseloomuomadust, mis teevad minust suurepärase juhi, mis aitavad mul teisi toetada. Võib-olla näiteks alandlik, empaatiline, entusiastlik, iseloom. Keegi on öelnud, et oleme kui kuldkalad oma akvaariumis, kellel on väga raske oma vett näha, eks ole. Võib-olla tahad ka seda küsimust teistelt küsida. 3-5 iseloomu omadust. Ja nüüd paneme selle kõik kokku. Eneseteadlikkus on võti, et juhtida saad seda, millest teadlik oled, millest teadlik pole, juhib sind. Vaata oma 6 sammu uuesti läbi. Kas sa näed seal läbivalt joont, mis läbib kas kõiki või vähemalt enamikke vastuseid? See ongi sinu zone of genius. Meie aeg on täna piiratud. Ma jätan teid oma geniaalsesse tsooni selles mõttes, et te saate siia tagasi tulla. Ma kahtlustan, et mitte kõik ei suutnud seda praegu sõnastada, aga see on teie töövahend ja see teile. Miks mitte seda oma sõprade või kolleegidega ka katsetada. Aga nüüd ongi mul hea meel, ma arvan, selle tänase päeva ühe väga oodatud osaga edasi minna ja ma annan sõna edasi Tiinale. Tiina on meie teise tujulennu esimene üliõpilane, kelle me ära rääkisime. Et mul on iseäranis suur rõõm sind täna kohata. Väga tore. Ka minul on väga hea meel siin olla. Tere kõigile kuulajatele. Minu nimi on Tiina Lepisk ja juba jaanuari lõpus on mul rõõm alustada turundusjuhtide arenguprogrammis enda arendamisega. Mult on palju küsitud, et miks, et sul on ju kogemus ja sa oled olnud juhtkonnas ja nii edasi. Ma olen uurinud päris mitmete programmide kohta ja võimaluste kohta, kuidas ennast täiendada. Ja see on üks väheseid, kui mitte ainuke programm, mille puhul ei keskenduta mitte turunduse kui valdkonna ja turundustööriistade arendamisele, vaid turundusjuhtide arendamisele kui juhtide arengule. Selles programmis me vaatame sisse sellele, kes oleme me juhina, kuidas olla head meeskonnaliikmed juhtkonnas, kuidas saada aru finantsidest ja kuidas läbi selle anda parim tulemus äriettevõtte kasumi ja väärtuse loomisele. Täna aga olen ma siis siia kutsutud ja mul on ka selle üle väga hea meel, et mul on võimalus arutleda teemal, kus on turunduse koht ja küsida selleks küsimusi Ekspress Meedia tegevjuhilt Argo Virgepault. Tere, Argo! Tere! Meie vestlusel jääb ka Merle, nii et ka Merle kui programmi looja siis mõtleb kaasa, ütleb sõna sekka ja ma loodan, et sellest tuleb üks põnev vestlus. Ka teie kuulajad saate oma küsimusi esitada chatis, mis peaks teil kenasti olema Zone'is ikoonina käemärgil. Nii et olge julged ja küsige ja üritame kõigele vastata. Aga Argo, täna juhid sa Ekspress Meediat.
räägi natuke, mida sa varem oled teinud? No kui ma hakkan algusest pihta, siis minu kohta võib öelda niisugune elupõline finantsist, kes siis ootamatult on sattunud ka tegevjuhi rolli viimastel aastatel. Et kunagi alustasin oma karjääri või töötegemist hoiupangas, Hansapangas, nii-öelda finantsspetsialistina. Sealt liikusin edasi Kuusakoskisse ja jäätmekäitlusse, kus ma olin kontroller ja finantsjuht. Ja sealt edasi siis Tele2, kus ma olin umbes 8 aastat finantsjuht ja pärast seda siis 4 aastat tegevjuht. Ja nüüd Ekspress Meedias juba 3 aastat. Ja olen siis ka mõnes nõukogus nii-öelda sotsiaalses rollis. Väga põnev. Sul on pikaldane juhtimiskogemus ja täna sa oled tippjuht. Ma küsin kohe ära, kus on turunduse koht? Ja, et see tippjuht kõlab alati nüüd hästi kõlavalt, aga esmaselt kindlasti meenutaks, et tippjuht peab ikka päris tööd ka tegema, aga kus on turunduse koht? Ma arvan, et siin tänapäeval ei ole ju küsimust, et loomulikult on see nii-öelda juhtkonna laua taga tippjuhi paremal käel. Ja kindlasti osalt juba nihutab nagu finantsjuhti kõrvale, et see klassikaline rollide olemus on muutumas. Et ma arvan jah, et sellel ei ole täna kellegi kahtlusti, et kui seal on ka mitu paradoksi, et kui turunduskommunikatsiooni osa turunduses on vähenemas, siis tegelikult turunduse roll ise on kasvamas, sest seal on nii palju igasugu muid funktsioone juures. Et mul endale on näiteks sümpaatne lähenemine, kus ka tootejuhtimine ja turundusjuhtimine on koos. Samamoodi kliendi elutsükli juhtimine, kliendibaasi juhtimine. Et ma arvan, et see on kõik niisugune laiem turundusroll. Aga kui me vaatame nagu täna, siis tihti ikkagist on nagu turundusjuht, on tootejuht või on ärijuht. Kui nüüd äri hakkab toodet tegema, teenust arendama, mis hetkel peaks selle turundusinimese sinna juurde võtma? No loomulikult algusest peale, et siin ei ole mingit kahtlust ja näiteks meie puhul on need 3 rolli, mis sa just mainisid, on ühes, et turundus, toote ja arendusjuht, et meil on selle jaoks üks üksus. Aga loomulikult algusest, sest üks turundusülesanne on ka turu-uuringud ja mõista, mida klient tahab, tunda klienti nii-öelda detailideni. Ja kui ta ei ole kaasas, siis see pole võimalik. Et loomulikult see sõltub ka tootest, et millised on need toote karakteristikud, kas on digitaalne või füüsiline toode. Kui on digitaalne toode, kas on tasuta või tasuline toode. Et seal turunduse roll on tohutult erinev. Ja kui turundus ei ole kohe kaasas, siis mõnikord on nii, et toode ise ongi juba turundus. Kui sa teed hea toote või toode on sul rockstar nii-öelda, siis ta turundab ennast ise või moodsal ajal platvormidel võrguefekt. Kui sa saavutad selle võrguefekti, siis on turundus võtab ainult nii-öelda koore, et klassikalist kommunikatsiooni pole vaja. Et ma arvan, me pole keegi Facebooki klient, sest me oleme näinud Facebooki reklaami või meile müügimees helistas. Et see on see toote omapära. Ja kui turundus seal sees ei ole, siis ei pruugi see toode selliseks kujuneda. Aga kui me võtame nagu müük versus turundus? No siin on samasugune muutus ja samamoodi sõltub väga palju tootest. Et need samad toote omadused, mis ma enne ütlesin, et kui sul on digitoode, siis väga tihti klassikalist müügiorganisatsiooni ei ole. Sul ongi lõputu turundus, müügikonversioon, nii-öelda lõputu optimeerimine, kus sa seda klienti saad, kus see elutsükkel hakkab. Et väga palju on sellist tööd, et mida rohkem majandus liigub füüsiliselt digisse, seda vähem on seda klassikalist müügiorganisatsiooni. Ja seda rohkem seal on see sümbioos ja turunduse tähtsus vähemalt minu arvates tõuseb. Aga mis sa arvad, kust on tulnud see, et sageli me ikkagist kohtame seda, et turundus kaasatakse siis, kui nüüd on vaja reklaami teha, nüüd on vaja tossud maha müüa, et hakake tegema? Ma arvan, et see on jah, niisugune ajalooline mõtlemine, et kus oli klassikaline tootmisettevõte, keegi tegi mingi toote valmis ja siis selgus, et on seda vaja müüa. Ja kui see müük ei õnnestunud, siis see lõppes ka alati sellega, et turundus oli süüdi. Et ka mina mäletan seda vanast ajast, et kui midagi ei õnnestunud, müüki ei täidetud, siis alati oli süüdi turundus. Sest müük nägi vaeva, toode oli ju hea, turundus ei saanud hakkama.
kuidas sa nende olukordadega hakkama saad, et kui see turundus teeb ära enda meelest väga geniaalse asja ja sina vaatad, et see ikka ei ole päris see, et kummal tegelikult nagu lõpuks on õigus, kui me räägime näiteks mingist reklaamist, et kas turundus teab rohkem ja võib-olla, ma ei taha nüüd vastust ette öelda, siit kõlab juba minu arvamus, nii et ma annan sõna sulle. Ega sealt tuleb algusest peale hakata, et tuleb tunda klienti, mida klient tahab ja kui klient seda toodet ei taha, eks, et siis hakata otsima neid juurpõhjuseid, et miks ta ei taha, et kas üldse on kas strateegiline positsioneering on paigas, kas eristumine on olemas. Et väga paljudes ju kohtades ei olegi strateegiat. Et ei ole tootel defineeritud, et neid asju me teeme kõige paremini ja neid asju teeme halvasti. Et tavapärane on see, et teeme kõike natuke paremini. Ja kui need valikud ei ole tehtud, siis ei ole võimalik midagi kommunikeerida. Võtame kas või see strateegiast rääkida. Ryanair on väga tavapärane näide, eks. Et nad on valinud oma tugevused, mis siis on odav hind, uued lennukid, näiteks eks, ka täpsed lennuajad. Kui see strateegiline valik on tehtud koos turundusega, siis peab olema selle käigus ka testitud, kas need on kommunikeeritavad turule. Ja kui see otsus on, siis tõenäoliselt need on kommunikeeritavad. Ja ainult seda mõtet saab turundus edasi anda. Kui need valikud eos on valed, siis on see läbikukkumisele määratud. Aga millised isikuomadused peaksid olema ühel heal turundusjuhil? Ma arvan, klassikalised juhi omadused, et hea juhi omadused. Et kui isikuomadustest räägime, siis alati üks tähtsamaid on järjekindlus. Et kui nii palju, kui mina juhtimisuuringuid olen, siis see on praktiliselt ainukene, mis tuleb välja, mis eristub head juhti halvast juhist. On järjekindlus, et kõik muud kipuvad välja taanduma või on niisugused nagu isikupõhised. Et sa teed oma asjad ära, mis on kokku lepitud ja viid selle strateegia ellu. Kui palju peaks turundusjuht, kui palju ta sinu jaoks on juht ja kui palju ta on see inimene, kes teab täpselt, kuidas seadistada Facebooki reklaami või midagi sellist? Ma arvan mõlemat, et ideaalne on see, et kui sa oled välja kasvanud, et sa oled selle etapi läbi teinud. Et kui sa ei ole, siis on sul niivõrd palju raskem, et mul on endalgi raske, et ma ei ole reklaamitehnoloogiast välja kasvanud, kuna nüüd me oleme nii-öelda digireklaami lipulaeveks, ma pean kõike seda õppima ja see on mulle niivõrd palju raskem. Et kui sa sealt kasvad seest välja, siis see on kindlasti väga palju parem. Ja mina usun, et juht ikkagi ei saa juhtida ainult mingit üldisi küsimusi küsida, et juht peab teadma ikka detaile ja oskama spetsiifikat mõista. Et muidu juht ei ole usaldusväärne. Aga kui nüüd ikkagist on see olukord, et turundusjuht on jäänud kõrvale, toodet juba tehakse, kuidas ta saaks ennast paremini müüa? Üks asi on see, et ta enda juht toetab, aga siiski inimene ise, mida ta peaks tegema? No loomulikult ka tema teadmised, oskused on see, et enne me rääkisime isikuomadustest, aga oma selle teadmiste pagasiga on samamoodi ju võimalik tekitada endale seda usalduskrediiti. Ja loomulikult, kui me räägime sellest, mis on võib-olla tippjuhi ja omaniku investori suunas, on see finantsjuhtimise mõtlemine. Et miks finantsjuhid on seni olnud tihti edukamad saamaks juhiks kui turundusjuhid, nad räägivad omaniku ja investori keelt. Neil on une pealt selgenenud see sõnavara ja nende ootus. Turundusjuht klassikaliselt võib-olla teadis seda vähem. See on samamoodi nüüd muutumas. Et võtame kas või näiteks, et kas sa tead, kas omaniku esimene eesmärk on ettevõtte väärtuse kasvatamine või kasumi kasvatamine. Et tänapäeva maailmas need ei ole lühiperioodil tihti korrelatsioonis. Sul võib olla 5 aastat erinev eesmärk. Ja eriti startup maailmas näiteks. Ja kui me näeme, et see startup maailm toobki selle muutuse, kus tegelikult turundusjuht mõistab seda, tal on see finantskirjaoskus, ta oskab investoritega võib-olla isegi juba varsti paremini rääkida kui finantsjuht ja finantsjuht jääb tahaplaanile. Ja ma ise arvan, patt on küll öelda, ma ise olen finantsjuhi taustaga, et nii see jätkub, et sealt startup maailmas see turundusjuhi roll kasvab nagu suuremaks, et kõik märgid on olemas. Ja kui me võtame ka, keda tööturul palgata või kumba on nagu raskem saada, siis minu arvates head turundusjuhti on tunduvalt raskem palgata kui head finantsjuhti.
Miks head turundusjuhti on raskem palgata? Ma mõtlen, turundajaid ju tegelikult on päris palju. Aga kellel on kõik need juhi omadused, strateegiline nägemus, see eristumise, muudatuste juhtimise oskused, kogu see kompleks, et sise- ja väliskommunikatsiooni oskus ja teadmine. No võtame uue teemana kas või kogu jätkusuutlikkuse temaatika, et täna ju keskkonnateadlikel ettevõtetel on tekkimas konkurentsieelis ja see on üks turundusjuhi rolli see välja mängida. Et see roll on kasvamas väga suureks ja väga kompleksseks, aga need on need edu kriteeriumid, ma arvan seal. Kas sa julged välja öelda selle, et turundusjuhil, kuidas ma siis ütlen, see karjäärivõimalus julgelt võib olla ka tegelikult kasvada tegevjuhiks? No loomulikult, siin ei ole mingit küsimustki, et võtame selle uue majanduse näiteks ja seal on meile see kõik nagu serveeritud juba, et me näeme ja see on see, kõlab võib-olla kehvasti see eesrindlik osa või see, kes esimesena muutub ja siis kandub see üle mujale. Aga kui seda suurte näiteks ka tarkvarafirmadega rääkida, kui vaatame, kes on seal ikkagi finantsjuht on tagaplaanil, olgem ausad. Väga tore. Ma igal juhul meil siin aeg tiksub ka peale, see vestlus oli väga huvitav ja ma väga tänan sind selle julgustava noodi eest, et turundusjuht ei ole täna enam ettevõttes see, kes ainult reklaami teeb, vaid tegelikult palju rohkem ja tal on ka võimalusi edasi liikuda, et Merle kohe tahab midagi täpsustada. Ja, ma isi taha täpsustada, vaid tegelikult lisada, et ma just paar päeva tagasi vaatasin siin nagu uuringuid, mis on tehtud suurematel turgudel tegevjuhtide seas, kes siis küsivad, kellelt on küsitud, et kas nende CMO on valmis tema positsiooni üle võtma ja natuke üle poole väitsid jah kohe. Ja siis nagu huvitav oli see, et ülejäänud pool siis ütles, et ta peaks natuke arendama oma teadmisi, et 3 kriteeriumit, et oma suurt pilti, juhtimisüldiseid oskuseid ja peaks nagu kuidagi kiire aja jooksul suutma tõestada, et ta mõjutab tulemuslikkust oma tegevusega, et see nagu oodatus, et just see, et seda varemasamal ajal nagu selle turunduse ja sellise bottom line'i mõjutamist oli nagu vähem, aga nagu Argo ütles ka, et kõik kuidagi ikkagi täna tegelikult ettevõtlust drive'ib klient ja kliendist arusaam, et siin on turundusel hästi palju eeliseid. Väga tore. Igatahes Argo, ma väga tänan sind siia tulemast ja nendel teemadel rääkimast. Me lähme edasi sellega, et järgmisena me võtame videosillal ühendust Eda Pärnaga. Eda on Euroapteegi turundusjuht, kes siis arendas ennast esimeses turundusjuhtide arenguprogrammi lennus. Ja minul on võimalik siis Edalt küsida ära kõik need küsimused, mida ma konkreetselt programmi kohta tahaksin teada. Nii, Eda, ma korraks väga tore Eda meil olemas. Miks sa otsustasid programmiga liituda? Sa võtsid enda mul juba pooled sõnad suust ära, eks? Et mina samamoodi, ma üks eluaegne tudeng ja alati ülikoolis käinud, peale mõneaastast pausi ma otsisin ka tegelikult enam mitte ju niivõrd turundusjuhina, mida ma saaksin arendada, vaid turundusjuhina kui olulise ja väärtusliku juhtkonna liikmena, et kuidas selles suunas areneda ja selle soovi see tujukoolitus täitis 100%, et just täpselt seda ma saingi, et ta oli sügavalt peeglisse vaatamise kursus minu jaoks. Ma sain enda kohta, oma ettevõtte kohta, oma tiimi kohta väga palju targemaks, just läbi sellise, kuna meie punt oli mõnusalt pisikene ja intiimne, siis ja meil oli kokkulepe, et kõik, mida me arutame, jääb sinna ruumi alati, siis me olime kõik väga avameelsed, me arutasime tõsiste teemade üle ja ma sain väga palju targemaks. Nii et, aga esmalt muidugi see programm, kui ma nägin ja need õppejõud, keda ma nägin, et see oli väga-väga tugev ja ma täpselt seda ka sain, mida lubati. Ehk et minu fookuses olevad teemad, tööandja bränding, teenuse disain, et sa saad sealt koolituselt täpselt nii palju, kui aktiivne sa ise oled. Et see soovitus kõigile, kes kavatsevad liituda,
et ole hästi aktiivne. Eks me kõik tahame tulla ka oma rutiinist välja, et me sipleme, meil kõigil on samad mured iga päev ja kui hea on tulla sellest igapäeva rutiinist välja ja saada teada, et ega siis teistel turundusjuhtidel on tegelikult üsna sarnased mured, et kuidagi annab sellise hea kindlus, et ma ei ole üksi, et me kõik maadleme täpselt iga päev nende samade muredega. Ja. Sa rääkisid juba päris palju sellest, mida sa programmist said, aga kui sa peaksid lühidalt kokku võtma, mis oli sinu suurim õppetund selles programmis? Suurim õppetund ikka võib-olla oligi minu jaoks see, et meil on kõigil need samad mured ja on hea teada, et kuskil on miski võrgustik, millele sa saad toetuda edaspidi ja eks ma sain ikkagi väga praktilisi oskusi ka kaasa just nendel teemadel, mis mul on hetkel olulised ja nendes siis tsüklites või plokkides ma olin ise ka aktiivsem, mis mul endale väga korda lähevad ja ma sain tõeliselt väga palju praktikat ja just nagu praktilisi teadmisi, sest minu jaoks oligi ikkagi praktikutele koolitused, sellist teooriat me oleme saanud kõik juba aastaid ja mis mulle meeldis väga selle programmi juures see, et meil olid pausid nende plokkide vahel, et sa said selle teema endast üleni ikkagi veel, sa said selle läbi seedida, neid soovitatud raamatuid lugeda ja sa said seedida, et see mulle meeldis väga. Kuidas õppetöö toimub? Meie õppetöö oli natukene, et me sattusime keset Covidit ja suured tänu TBS-ile, et me nii ilusasti, nii paindlikult saime kõik ikkagi tehtud, sest ega see kevad oli meile kõigile ju ääretult, me ei osanud keegi sellist asja ette näha, aga me olime väga palju koha peal, aga mõned loengud siiski ka videosilla kaudu. Me saime ilusasti hakkama, sõltumata kõigest. Kas programmis on ka kodutööd või kui palju see võtab sul selles mõttes töö kõrvalt ja pere kõrvalt ja kõige muu kõrvalt aega? Tegelikult ju ei võtnud, selles mõttes, et eks me kõik siuke, kui me õhtul lähme šörki tegema, siis me ikka mõtleme, võib-olla need teemad lihtsalt muutusid, aga et ma oleks pidanud päris mingid referaate või uuringuid, jah, me tegime mõned küll, aga taaskord sa teed seda enda baasilt, oma ettevõtte baasilt, et see ei lähe kuskilt otsast nagu tühja, aga ma kindlasti ütlen, et neid ei ole nii palju, et seda peaks kartma. Ei pea. Et neid on paras jagu. Ja saan vaata su enda otsustada, kui sügavuti sa nendega lähed. Aga kuidas programm lõpeb? Kas seal on lõputöö või My Leadership Journey? Mida see täpselt tähendab? Mina olen natukene halb näide sellest rääkima, sellepärast, et mina tegin oma selle lõpu kaitsmise nii-öelda täiesti puusa pealt. Nii et see on tehtav täiesti ka puusa pealt, ilma ettevalmistuseta. Ester andis mulle paar tundi, et Eda, mis seal teha, kui sa homme tulla ei saa, palun, sul on sinu 2 tundi ja teeme täna ära. Jah, tehtud ja võib-olla... Ühesõnaga, see ei ole jälle selline asi, mida peaks väga kartma, et saab teha ilusasti ka isegi koha peal, puusa peal, sinu tõend on olemas. Et jah. Sa oled nüüd esimese lennu lõpetanud ja tead sellest programmist kui osaleja, kellele sina seda täna soovitaksid? Eelkõige turundusjuhid ja eriti turundusjuhid, kes on võib-olla värskelt saanud juhtkonna liikmeteks, kes ei ole varem juhtkonnas olnud, on selleks kasvanud juhtkonna liikmeks ja tunneb ennast natukene võib-olla veel ebakindlalt. Ja see programm annabki sulle tuge ja sellist suuremat pilti, kui sul võib-olla seni oli, sest selles programmis me ju turunduses suurt teadmist
vaid ta on suur pilt, mida me vajame. Aga ka esimeses grupis või lennus oli meil oli väikeettevõtte juhte, meil oli hoopiski personaliinimesi, meie grupp oli väga-väga kirju, väga erinev ja see tegigi sellest veel omakorda see toreda pundi. Aga turundusega kokku puutuvad, turundusest huvituvad inimesed, kõigile väga-väga kasulik. Ma väga tänan sind edaselle vaate eest just õpilase silmis, sest et see on kindlasti see, kus jälle tuleb välja see osa, et hea on arutada üksteisega ja jagada just neid mõtteid. Nii et aitäh sulle, Eda. Mina igatahes juba väga ootan seda, et 26. jaanuaril saan ma kas tulla EBS-i või olla arvutite taga, eks me saame näha, kuidas maailm läheb. Aga alustada selles programmis ja miks ma täna siin olen, on minu jaoks võib-olla see südamesoov, et ma soovin endale väga toredaid ja ägedaid mõttekaaslasi programmi, kellega koos edasi liikuda. Nii et tule ka sina, kui see tundus sulle huvitav. Igatahes ma loodan, et see infopäev oli põnev. Mina siit lõpetan. Aitäh, aga ma annan sõna veel Merlele, kellel on veel üks trikk. Aitäh sulle, Tiina, suur tänu. Tore oli näha siin teda, et siin pildil esimese lennu lõpetajatest tedat ei ole mõnda veel. Meid oli vist 10 tükki, kui ma õigesti mäletan esimeses lennus, et kõik lihtsalt ei saanud sellel päeval pildile jääda. Et ma veel markeerin paari teemat, et võib-olla küsimus, miks just praegu. Et ma küsiks, millal veel. Et hetkel on ümberkorralduste aeg, hästi palju muudatuste juhtimist, vundamendi tegelikult ladumise aeg paljudel inimestel ja et siit tugevamast starti võtta ja inimesi kaasata, et tuleb teha palju otsuseid ja ma arvan, et mida targema ja teadlikumana neid otsuseid sa teed, seda parem. Siin on veel meie armsad õppejõud teil nähtavad ja kindlasti, et mis on EBS-i selline väga suur tugevus või miks mina sellest koolist väga lugu pean, et see on äriülikool, et see, mida me siin õpime, on tõenduspõhine, et ülikooli roll see kohustab. Nii, natukene praktilist teile veel, et turundusjuhi arenguprogrammi kohta ma tulen korra äkki tagasi siia ja mul praktiline pool, vabandust, jooksin siit üle, et jah, see nüüd sõltuvalt sellest, kuidas kalendrisse see õppeaasta satub, et see on 6 või 7 kuud. Nagu räägitud oli, et kõik see, mida me õpime, ei piirdu auditoorse tööga, saab palju teisi huvitavaid asju teha. Just minigruppides õppimine on väga tore, et moodulite vahel me kutsume kokku, sõltuvad siis grupi suurusest, mille ma markeerin ka kohe ära, et kui esimesel aastal oli 10 õppurit, siis see maksimum, kui palju me võtta saame õppureid, on täna 18, et rohkem me kindlasti ei võta ja hetkel on meil siis päris kindlasti 8 kohta täidetud, et kiire arvutus, et 10 teie hulgast on väga-väga teretulnud meiega liituma. Ja hinnast, et 2800 eurot ja nendele, kes täna otsustavad liituda, on, ma tean, et EBS Executive'i lahkel pakkumisel siis esmaspäevani avatud väga palju soodsam pakkumine ehk 2550 eurot. Et tulge kooli. Ja me alustame siis tõesti juba 26. jaanuaril ja see oli siis moodul, kus teid ootab Ester ja mina ka kindlasti. Ja siin ma tänangi teid, et kui on küsimusi, meil on veidi aega, ma loodan, et need läbi chati saavad ka jõuda minuni. Näen ma, et sild on loodud. Et vastan kõigile väga hea meelega. Ma näen siin chatis, et Ester on oma meiliaadressi jaganud. Minu oma on gmail.com,
et EPSE kontoga oli mul siin täna hommikul just mingi asi, et kasutage praegu Gmaili, aga on ka eesnimi.perenimi. Ma sinna palun, äkki Anni on nii tore ja just näed Anni, et kirjutab ka minu mobiilinumbri. Ma nagu väga hea meelega kõigile inimestele, kelle on huvi, räägin sellest programmist. Minu number on 50 84 117. Et julgustan, et esimese lennu puhul ka, et ma mitme osalejaga jagasin informatsiooni otse. Natuke ootame, aga ma kindlasti väga tänan teid, et see, mis kõige alguses mind palju rõõmustab siiamaani, et teid tuli palju ja nagu näha, olete kenasti vastu pidanud. Et ja see Zone of Genius, et täitke seda mõnuga, et võtke see kaasa siin, et see on selline elav dokument, ma ütleks nii, et areneb ajas ja sellest teadlikkusest on palju abi, kui te seda teate ja ellu viite. Aga kui sageli toimuvad auditoorsed tundid ja et tegelikult kava nädalapäevade osas on meil Kodukal. Aitäh, Ain, sulle küsimuse eest, et seda saad sealt vaadata, et kuus on meil nüüd kaks päeva ja need on üsna nagu erinevad. Ja ma võin öelda ka, et me oleme siin tegelikult, need on paika pandud, et see, millest Eda enne rääkis ka, et toonase suure üllatusena, ma arvan, et oli selline kokkusattumus, et esimese mooduli estripäev oli siis see, mis juba osad meist olid sunnitud COVID-i tõttu kodus istuma ja osad olid klassiruumis ja me olime üsna paindlikud tõesti, nagu Eda rääkis, et kui tuli selliseid ettekirjutusi, siis me näiteks teist moodulit isegi lükkasime kokkuleppel Hedega edasi, sest Hede oli ise äranis meeskonna teema tõttu ka õppejõud, kes ütles, et tema kindlasti tahab mitte virtuaalselt õpetada, vaid koha peal. Et EPS on üks paindlik kool ja väga mõistlik kool. Aga jälle teistpidi ma julgustan, ma ise siin coachingu õppejõuna näiteks, et teen ka virtuaalseid ja sõltub täpselt sellest distsipliinist, et võin täitsa kinnitada käsi südamel, et on asju, mida on virtuaalselt võib-olla kergem ja nii õpetada kui omandada, aga suures plaanis kindlasti me püüame siin kindlasti füüsiliselt kohtuda ja hetkel EPSis on kõik võimalused loodud selleks, et saab ka koha peal turvaliselt õppida. Et loomulikult ka meil on Vabariigi Valitsuse otsused seaduseks, et jälgime kõiki. Kui praegu ei ole rohkem küsimusi, siis antakse mulle siit märku, et tund hakkab läbi saama lennukiirusel või linnukiirusel, kuidas öeldakse. Aga ma tänan teid väga huvi eest ja et te siia tulite täna ja muidugi ootan teid kooli. Aitäh!